siin võiks juba selle ettekande lõpetada, aga ma siiski räägin edasi, et panen natuke leebema pildi. Nii. Eile täiesti juhuslikult sain kokku oma vana sõbraga ja meil tekkis täpselt samal teemal diskussioon. Ma püüaksin seda natuke edasi. Tere, Tarmo, pole ammu näinud. Ma kuulsin, et sa pidid krüptosporiidiumi uurima. Kas see on mingi uus krüptoraha? Tere, tõesti pole ammu näinud. Ei, see ei ole krüptoraha, aga analoog on väga hea. Seepärast, et nagu krüptoraha jaoks on vaja energiat, et seda kaevandada. Nii on ka krüptosporiidiumil vaja energiat, aga tema kaevandab seda vasikasoolest. Ah soo, aga loodetavasti on see probleem, mida on kerge kontrollida. Ei ole, sellepärast, et meil on ainult üks ravim vasikatele. Ja see on selline ravim, kui seda liiga palju annad, siis sureb vasikas verisesse kõhulahtusse. Ja siis sureb parasiit tema sees. Aga see ei ole päris see, mis me soovime. Okei, aga vähemalt on teda keskkonnas kerge kontrollida. Ei ole, sellepärast, et kujutame nüüd ette, 1 grammis sõnnikus võib olla üle 10 miljoni parasiidi. Nüüd kujuta ette 0,1 grammi. Seal võib juba olla miljon parasiiti. Nüüd, kui see sulle suhu lendab, sa võib-olla ei taju seda maitsetki. Okei, aga vähemalt peab siis seda sõnnikut mulle palju suhu lendab, et ma nakatuks. Ei, piisab ainult 10 parasiidist, et sa nakatuksid. Noh, aga vähemalt on see ainult nende armsate vasikate probleem. See ei ole ju inimeste probleem. Ei, ka inimene võib väga kergesti nakatuda ja siis on tulemuseks umbes midagi sellist ka teil. Nii, selline oli siis meie täiesti juhuslik kokkusattumine, täiesti juhuslik vestlus. Aga nüüd tahaks seda kokku võtta. Et krüptosporiidium teda võiks võrrelda nagu ühe pahatahtliku töötajaga teie ettevõttes. Ta kasutab teie arvuteid ja teie elektrienergiat selleks, et kaevandada bitcoini. Sama teeb kui krüptosporiidium. Tema kaevandab selles armsas vasikas väärtuslikke ressursse selleks, et ennast paljundada. Et seda olukorda kontrollile saada, tuleb hoida puhtust ja tagada väga puhas keskkond. Aitäh!